Taas 11 Jumala kojas ja täna alustame seda osa Jeesus Kristuse nimel ja loeme psalmist 119. Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad issanda seaduse järgi. Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel. Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada. Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi. Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske. Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi. Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järele? Aamen. See on Taaveti psalmidest, me teame üks kõige pikemaid laule ja sellel on 176 salmi. Et kui nüüd laulma hakata see laulu 176 salmi on see nagu Eesti regivärsson, et kohe läheb tükk aega. Aga selle laulul on eriline see, et iga salm kiidab ja ülistab Jumala sõna ja ta kõige kuulsamaid salme on see 9, kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge ja kui ta seda peab sinu sõna järele. Ja ma usun, et ka meie elukogemus on see olnud, et Jumala sõna järgi elada, siis võib need teeraja selge olla. Me teame, kus me läheme. Olla koos, et Jumala sõna uurida, mõtiskeda selle üle, paluda, et Jumala püha vaim võiks meie keskel olla ja rõõmustada meid oma ligioluga. Ja me täna ka laulame koos ja palvetame ja kui sul on ka eespalvesoove, siis pärast ka need Jumala ette koos kanda. Aga me palvetame. Issand Jeesus, me täname sind, et me võime täna koos olla sinu kojas. Me võime tänada sind, et sina oled hea, issand, sinu heldus kestab igavesti ja sinu sõna on muutumatu läbi aegade, kui inimeste sõnad ja mõtted ja plaanid on heitlikud, täna nii ja homme teistpidi. Aga sinu sõna on see, millele me võime toetuda. Ja nagu psalmist ka ütles, et kui me seda sinu sõna järgi ka käime, siis me teerada võib selge olla. Ja julge võime olla igal päeval. Issand õnnist, igalt üksikust täna siia kotta on tulnud. See on tänu sulle, et sina oled meie keskel olnud rahuaega kinkinud, tervist jõudu meile andnud ja palume jätkuvalt Jeesus sinu ligiolu. Püha vaimu läbi tule meie keskele ja tänu sulle, et sa oled siin. Õnnista ka neid, kes täna pole saanud tulla, kes erinevatel põhjustel eemal on, kes on ka oma kõrges eas juba, issand, ole sina ka nende lähedal, hoia varjaga neid ja sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Aitäh, et sa kuuled meie palved ja näed meie südame igatsusi ja soove. Aamen. Me esimene laul, mida laulame koos, tuleb lauluraamatust 368. Sa valitse mu südames, anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles
valguses, sa, kes surnuid äratad, sa hämmastad. Issand mu kuningas, sind palun ma, et taevakoju mind juhiksid sa. Olgu mu ümber ka pimedaim öö, mu lootus sina, su lunastustöö. Olgu mu ümber ka pimedaim öö, mu lootus sina, su lunastustöö. Sinutame sihitu, käima kutsud meid valguses, sa, kes surnuid äratad, sa hämmastad. Sinutame sihitu, käima kutsud meid valguses, sa, kes surnuid äratad, sa hämmastad. Tuleme Jumala sõna juurde ja täna loeme Johannese evangeeliumi 10. peatükist mõned salmid. Ja see on 10. peatükk ja 11 kuni 17 on need salmid. Jeesus ütleb, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa. Ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki ma pean juhtima. Ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Aamen. Me oleme Jeesuse ülestõusmise ajas, võiks öelda 3. pühapäev pärast ülestõusmist. Ja naabri kirikus tähistatakse täna ka karjase pühapäeva tegelikult. Ja see karjase teema nagu ka sealt natuke tuli mulle, et ma ka selle kirjakoha valisin tänaseks päevaks. Evangelist Johannes kasutab oma evangeeliumitest väga mitmes kohas Jeesuse sõnu mina olen. Ja Jeesus teadis väga täpselt, kes ta on ja miks ta tuli ja mis tema tegevuse eesmärk on. Ja ta hoidis sellest nagu väga tugevasti kinni, ei lastud teistel nagu seda tähelepanu või eesmärki eemale kuidagi mõjutada teda. Kuigi inimesed tahtsid tast teha tegelikult kuningat ja valitsejat ja vabastajat, aga Jeesus ikka vaikselt läks ära jälle, kui läks asi kriitiliseks ja ütles, et ma ei ole selleks tulnud siia. Meil inimestele vahel on ka selline identiteedikriis, et kus küsime endalt, et milleks ma elan või kes ma olen. Ja aeg-ajalt küsime teiste käest, et mis sa arvad, et miks ma olen üldse olemas või miks mida ma peaksin tegema. Ja me vajame tegelikult ka natuke teiste arvamust ja ka teiste julgustust,
et kuidagi ka oma andi vahel ka paremini, selgemalt nagu üles leida. Jeesus ei vajanud seda. Tema jaoks oli oluline, mida tema isa temast arvab. Milleks isa on ta see maa peale saatnud. Ennem kui me selle tekstide läheme, siis nagu nimetasin, Jeesuse ütlus on mina olen ja ta kasutab seda väga mitmes kohas. Kui kellegi uue inimesega kohtuda, siis mida sa enda tutvustuseks ütled? Kes sa oled? Esimese asjana küsitakse, kus sa õppinud oled või kus sa töötad, mis su eriala on. Ja siis võib-olla sa hakkad rääkima, et mul on see kuulus sugulane ja see tuttav ja see naaber ja aga kes sa ise oled? Et ega me alati ei taha ka päris ausalt öelda ka, kes me oleme. Ja esimesest muljest sõltub ka väga palju tegelikult ja kui rohkem juba suhelda, koos olla, siis näeme ka, kes inimene tegelikult on. Samuti õpime ka kriisiolukordades eriti üksteist tundma. Me teame, vahel hindame ka ennast üle. Ma arvan, et mina olen ikka suur ja tugev mees, aga kui vaja seal suurt kivi vedetada, siis ma vaatan, et tegelikult ei saa hakkama üldse selle asjaga. Et vahel hindame ennast üle ka. Ja kõige sellele mõeldes tundub Jeesuse ütlused enda kohta nagu väga julged. Ja ta ütleb enda kohta, et mina olen uks. Mina olen hea karjane. Mina olen maailma valgus. Ma olen elu vesi. Ma olen elu leib. Ma olen ülestõusmine ja elu. Ma olen Jumala poeg. Pole siis ime, et mõni kuulajates ka ütleb seda kuulates, et ta küll jampsib seal. Et see ei ole võimalik ju. Ta on Joosepi poeg ju. Nüüd räägib, et tema on äkki maailma valguseks tulnud. Või tema on hea karjane. Teised jälle kahtlesid ja ütlesid, ikka ta ei on midagi erilist. Kui lugeda seda lugu eespoolt pisut 9. peatükk Johannese evangeeliumis, siis me näeme tegelikult, seal on üks lugu, kus Jeesus läheb edasi mööda teed ja seal tee ääres on üks saatnud nii kaua, kui on päev, tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Ja siis ta tegi muda, sülitas maha, tegi muda, võidis selle pimeda silmi, ütles, mille pese ennast siila tiigi ääres ja kui see mees sealt tagasi tuli, siis sai nägijaks. Ja see oli selline nagu tohutu eriline hetk selles, et kuidas see on võimalik, et siiamaani sündinud pime inimene saab äkki nägijaks. Ja sellepärast mõnigi ütles, et Jeesus on ikkagi eriline inimene, ta ei ole lihtsalt tavaline inimene. Jeesus näitas ka oma tegudega, kes ta tegelikult on. Tal oli meelevald ka haiguste üle. Selliste haiguste üle, mida inimesed ei suutnud parandada. Neljapäeval kohtusin ühe täiesti võõra inimesega, kellega olin ainult paar korda telefonitsi rääkinud. Ta sõitis Tallinnast ekstra kohale minu pärast ja tõi mulle mõned hinnalised kingitused. Kuna oli koolivaheaeg, võttis ta ka oma lapsed kaasa ja tütar lõpetab see aasta gümnaasiumi, poiss oli natuke paar aastat noorem. Ja suht kohe ennast tutvustades nimetas isa, et me oleme üks kristlik perekond. Mul jäi kohe suu lahti selle peale. Ma pole tükk aega kuulnud, et keegi ennast tutvustades ütleks, et meil on kristlik perekond. See oli nagu tema jaoks nii oluline.
ma olin vist 3. baptist alles, keda ta üldse tundis tegelikult. Aga ta ütles, tutvustas ennast, ma olen kristlikust perekonnast. Ja seda oli ka nende olemisest näha, et tõesti see nii on. Nii toredad lapsed olid teil. Kuidas sina ennast tutvustad? Teine mõte on see hea karjase mõte, mis tuli ka sellest tekstist välja. Ja see pilt on meile paljudele tuttav, ka kes me kiriku ja raamatu ja piibliga pisut rohkem oleme. Esimesena tuleb heast karjasest meelde kohe psalm 23, Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudus, üks pühapäevakooli kuldsalme täitsa. Ja ma arvan, et paljudele ema piimaga juba sisse antud see. Taavet laulab heast karjasest, kes hoolitseb oma lammaste eest. Ja meie elu võib olla muretu, kui me saame usaldada oma karjast isegi siis, kui me kõnnime pimedas või pimedas odus või vaenlase silme all või oleme oma õiguse tee pealt eksinud. Tema juhatab meid jälle õigesse kohta tagasi. Võiab meie pead õliga, parandab meie haavad, toob hingamist. Ja ainult hea karjane võib seda teha ja see oli Taaveti kogemus ja ma usun paljude kogemus ka. Meenub ka Jeesuse jutustatud tähendamissõna kadunud pojast. Sellised lood jutustavad meile, milline isik oli Jeesus ja milline on taevane isa. Jeesus ütleb, mina olen hea karjane, kes hoolib oma lammastest. Mida teha siis, kui tuleb kuri hunt? Me tuleb kindlasti mõne lapsepõlve muinasjutud meelde kindlasti jälle. Aga Jeesus ja kuulajad teadsid väga hästi, mida tuleb teha. Sest väga paljud olid karjakasvatajad. Ja loetud lõigus on kahte moodi karjaseid. Ühed on omanikud ja teised on palgalised. Ja see mõjutab väga palju ka meie käitumist. Kas sa oled palgaline või oled omanik? Töömeeste seas on selline ütlus, et kui seal nagu keegi väga ei taha raha maksta sulle, siis öeldakse, et selle raha eest käib talle küll. Aga oleks saanud ju tegelikult paremini ja kvaliteetsemalt teha, aga lihtsalt ei viitsitud. Parem lähen ruttu uue kliendi juurde, kes ehk rohkem maksab. Kui minna näiteks sellisele töömehele koju külla ja vaadata, kuidas ta kodus tööd teinud on, siis me näeme tegelikult, et väga filigraalselt ehitatud. Ta on teinud seda nagu otse kui omale, nagu öeldakse. Ja kõik on nagu täpne täiuslik. Ja karjastega on ka sama lugu, et lambad, kui ei ole nende omad, siis otse kui hundiga võitlema ei minda. Ja omanikul on aga iga lammas isiklikult kuidagi tuttav ja ta teab iga lamba lugu, tunneb ära ja teab täpselt. Ja kui hunt ei pane üksnes karjasproovile, vaid paneb ka iga üksiku lamba. Ohu korral on sageli nii, et lambad tõmbavad kokku ühte karja. Ja ma olen näinud videosi, kus tugevamad lambad jäävad väljapoole ringi ja nõrgemad ja sissepoole, et kaitsta. Kui tuua see lugu tänapäeva või inimeste maailma, siis kes kaitseb meid, kui on meie elus hirmud või oleme segaduses või kardame. Kas meil on see kari, kes meid toetab, meid kaitseb, meid julgustab? Ja Jeesus toob ka seda koguduse pildiga siia ette, et kogudus ongi tegelikult see kari ka, kes hoiab kokku
ja toetab ja julgustab üksteist. Jeesus räägib ühest vahest, mida sageli inimesed teevad. Ja võib-olla vahel ka meie oleme teinud seda. Me jagame inimesed omadeks ja võõrasteks. Omade peale võib kindel olla, neid saab usaldada, aga võõraid mitte. Ja omadeks saame siis, kui oleme läbinud kellegiga koos nii häid kui halbu aegu ja oleme õppinud tundma, et temaga võib luuresse ka kaas minna, nagu öeldakse. Et ta on nii lähedaseks saanud selle tõttu. Ja kui tulevad keerulised ajad, siis me teame, et ma võin temaga oma elu jagada või rääkida talle või et tema tuleb appi igal juhul, kas või südaöösel. Aga inimene võib muutuda tundmatuseni, kui tulevad head ajad või kui tulevad rasked ajad. Me teame inimesi, me oleme kindlasti oma tutvusringkonnast teame mõnda, kui inimesele anda positsioon, anda nagu juhi koht, siis ta hakkab rumalusi tegema ühel hetkel. Ta läheb kuidagi ülbes kätte või läheb uhkes kätte. Ja samas, kui rasked ajad tulevad, siis mõni jookseb üldse minema ja ei tule appi enam sulle. Et nii head kui halvad ajad muudavad meid sageli. Aga kui me oleme oma lähedasega läinud läbi erinevate aegade, siis me võime teada, kuidas nad käituvad ja me võime natuke julgemad olla. Sest me teame, et ta on minu kõrval. Me õpetame oma lastele, et võõraga ei tohi kaasa minna, tema kingituse vastu võtta ja nii edasi. Aga kui armastav vanaema sulle pannkooke moosiga teeb, kas sa hakkad kahtlema siis, et ei tea, miks ta selle moosi sisse segas ikka, äkki unerohtu pani. Me ei mõtle seda enne. Valida täna endale karjast, siis kas Jeesus oleks hea kandidaat selleks, kelle järel käia, keda usaldada, kelle karja liige tahta olla. Jeesus kutsus mind kord enda karja liikmeks ja ma võin öelda, et ta tunneb mind ja mina tunnen teda. Sellepärast võin laulda koos Taavetiga, issand on mu karjane. Ma olen tema oma ja tema minu oma. Üks huvitav tähelepanek, mis ka sellest tekstist välja tuleb, et Jeesus räägib mitmel korral oma isast. Salmis näiteks 14.15 ta ütleb, mina tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa. See on selline hästi vastastikune lähedane tundmine. Ja me teame, et Idamaa kultuuris oli tavaline, et ema hoolitseb oma poja eest kuni 3. eluaastani ja siis läheb vastutus isa peale üle, isa hakkab edasi kasvatama teda oma käe järgi. Ja see on piisavalt pikka aeg tegelikult. 12-aastaselt on selline eriline aeg, kui poiss peab tegema oma elu otsused, kuidas edasi minna ja selle aja jooksul õpib isa ja poeg ennast väga hästi tundma. Jeesus on olnud kogu aeg oma isaga, enne kui ta maa peal tuli taevas. Ja Johannese 5.19 Jeesus vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest, vaid teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. See lõik läheb veel edasi ja räägib isa olemusest. Ja me teame, et lapsed on pere peegel sageli ja seda on päris kohutav vahel vaadata, eriti väikeste laste puhul, kui nad mängivad kodu näiteks ja keegi mängib sind parajasti ja
ma mõtlen, kas tõesti olen selline ka või, et see on selline suur äratundmine sageli olnud. Aga nad jäljendavad sind ja see huvitav ka siit isa mõtte juurde tulles tegelikult, kui lugeda piiblit, siis hiljuti keegi just juhatas tähelepanu sellele, et isa mõiste tuleb piiblisse sisse alles uues testamendis tegelikult. Et Vana Testament ei räägi Jumalast kui isast. Isaks saab ta siis, kui tuleb poeg maa peale, Jeesus Kristus. Ja pärast seda, kui on poeg tulnud, siis poeg räägib, milline isa on tegelikult. Sinnamaani olid inimesed ise mõtelnud või kogenud, milline Jumal on, et kas Jumal on selline, et karistaja, ta nüüd nõuab midagi, annab käskusid ja kui sa ei tee, siis ta jälle ja mis, aga et selline isa, taevas isa pilt tuleb sisse meil tänu Jeesusele. Tema räägib, milline on tema isa. Ja mida isa ta nägi tegemas, seda tegi ta ka ise. Eile rääkis üks noormees oma lapsepõlvest. Talle tohutult meeldis mängida jalgpalli. Aga häda, mängud toimusid pühapäeviti just kiriku ajal. Ja isa, kes oli pastor, tsiteeris alati poisile ühe tundmatu mehe Joosua tsitaati: mina ja minu pere, meie teenime Jumalat, järelikult läheb kirikusse. Ei lähe jalgpalli mängima. Ja see poiss ei saanud aru sellest asjast, et miks see mingi kellegi kunagi öeldud mõte nüüd peab minu elu mõjutama. Aga aeg läks edasi ja ta jalgpallis palju asja ei saanud, tegeles muude asjadega. Aga tänase päeval on ta tänulik sellele, et isa juhtis teda õigele teele. Muidu ta poleks võib-olla usu juures olnudki enam. Aga tänase päeval on ta paljudele noortele toeks ja õnnistuseks ja suure koguse pastorina. Lapsed jäljendavad meid ja võtavad märkamatult üle ka meie väärtushinnanguid, põhimõtted, suhtumisi, käitumisi. Ja sellepärast julgen täna ka välja öelda, et isadel ja emadel on väga oluline roll tegelikult ka oma laste elus. Kuidas õpetada lastele kirikus käimist, kui see ei käi näiteks? Või kuidas keelad lastele ära nutiseadmed, aga ise ei suuda telefoni käest ära panna? Nad vaatavad, mida sa teed, kuidas sa käitud. Kas sa näevad, et sa loed piiblit, et sa palvetad ja kas seda ühiselt teha? Et kui me ise ka oma eeskujuga ette ei näita, mida me nagu oluliseks peame, siis ka meie lapsed ei õpi seda järgima. Me olen kutsutud ka olema head karjased ka oma peredel. Ma usun, vanematel on see eriline vastutus ka, et see hea karjane, see amet on ka sulle ja mulle antud tegelikult. Et me võiksime ka olla ka oma pere head karjased. Veel üks pilt, mille piibel kasutab karjase võrdpildi juures, on ka rahvajuhtide ja vürstide kohta. Ja piibel räägib, et on häid ja on halbu. Ja karjased eristatakse selle järele, kas nende pilk on suunatud enesele või teiste heaolule. Mitmed suured juhid, prohvetid kutsutakse just karjase ametist jumalateenistusse või rahvateenistusse. Me teame Joosepit, me teame Moosest, Taavet, prohvet Aamos ja apostel Peetrusele ütleb Jeesus, et ta karjataks kogudust kui karjane.
Vanad testamendi prohvetid on ka andnud edasi Jumala manitsevaid sõnu. Näiteks Esekieli 34, 1-10 manitseb Esekiel karjaseid, kes on oma kohustused kõrvale jätnud. Ja salmis 11 edasi ütleb issand, et ta ise tuleb kui karjane ja otsib oma laiali pillutatud lambaid, sest seatud karjased ei tee seda. Ja me teame, et Jeesuses sai see prohvet Esekieli prohveteering tõeks. Jumal tuligi otsima kadunuid ja päästma, kokku koguma, kes on laiali pillutatud ja tee pealt eksinud. Jeesus võitis seda kurja, surdes ristil, andis oma elu lammaste eest, meie eest ja andes meile ka tõelise eeskuju karjasest, kelle ligi hoida ja keda järgida. Kas ta on ka sinu karjane, hea kuulaja? Ja kas oled ka osa tema karjast? Mina tahan olla. Julgustan ka tulema issanda karja osaks, sest tema hoiab oma lambaid ustavalt ja temale võime olla kindlad igal ajal. Amen. Issand, õnnistagu meid jätkuvalt ja me palvetame. Hea taev isa, tänu sulle, et sa saatsid oma poja Jeesuse, hea karjase, kes tuli otsima kadunuid, tuli otsima ka meid ja tänu issand, et sa oled leidnud meid ülesse, kus iganes rabas või võpsikus me olnud oleme. Issand, sina oled välja toonud meid ja toonud heale karjamaale ja võime laulda otse kui koos Taavetiga. Issand on mu karjane, mu tunne millegist puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Jeesus, me tõesti täname, et sinu käest tuleb hingamine ja kosumisajad ja issand vahel, kui lähme läbi ka pimetite orgude või ka olukordade, kus me kardame, sina, issand, oled meie lähedal. Me oleme su käest kinni hoides, me oleme õppinud seda sinu sõnast ja oma elukogemuses ka, et sa hoiad omi ja sa oled meie kõrval, meid toetamas, julgustamas ja ka parandamas ja tervendamas, kui me oleme kukkunud või oleme ka eksinud või oleme ära kadunud kuhugile. Issand, sina ei jäta meid maha. Tänu sulle selle eest, issand. Issand, ole ka meile armuline tõesti ja õpeta ka meid, et me võiksime olla ka head karjased ka oma lähedaste keskel. Me võiksime ka oma peret armastada ja hoolitseda ja seda anda parima, mis me oskame. Issand, täname sind, et sa oled ka oma kogudusele karjased pannud ja issand, tahame ka nemad sinu kätte paluda praegusel. Issand, nemadki on inimesed ja ekslikud ja puuduste vigadega, aga issand, tänu sulle, et sina armastad ka neid ja sina oled ülemkarjane, kes juhatab meid ja julgustad ja oled abiks igal päeval. Issand, õnnista ja hoia vadia meid. Tänu sulle ka meie koguduse eest ja issand, tänu sulle, et sina kannad ja armastad meid jätkuvalt. Issand, palume su kätte ka armsad, kes täna ei ole saanud tulla ka valli. Issand, sina tead tema olukorda, issand, aga tänu sulle, et sina oled ka talle väga lähedal ja õnnista igat üksikut ka, kes täna on tulnud siia. Issand, tänu sulle, et nad on leidnud selle hea aja olla koos sinuga, otse kui sinu karjamaal hingata ja puhata ja tunda seda, et issand, sina annad uut jõudu ja jaksu uueks töönädalaks. Tänu Jeesus, sina oled meil lähedal. Au ja kiitus sinu nimele. Jää issand oma rahuga meie juurde. Amen. Me laulame ühe laulu koos ja see laul on meil lauluraamatus ja selle laulu number on 324. Õnnelik selgus.
selgus Jeesus mul on. Kuulun nüüd talle, küll suur on mu õnn. Jumala laps ja Kristus mu vend. Sellest on küll see õndsaks teeb mind. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. Jeesuse juures hingan nüüd ma. Taevase rahu seal annab ju ta. Jumalik tõde juhib nüüd mind. Ta armu väge kogeb mu hing. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. Õnnis ma olen lootuse sees. Kõik minu elu on Jumala käes. Üürikest aega kõnnin siin teel. Pea laulab taevas rõõmsalt mu keel. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. See on mu ainus jubeldav laul. Issandat kiita päeval ja ööl. issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Lasku oma pale sinu peale paista ja olgu sulle armuline. Tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Kui Jumal lubab, siis me kohtume taas. Võimalused on selleks neljapäeviti kell 6 ja ka siis jälle 2 nädala pärast pühapäeval.